Kui Jeesus elas maailmas, siis tema ümber kogunesid alati need, kes olid teiste inimeste poolt tõrjutud või olid välja heidetud isegi kogudustest, et siis Jeesus alati nägi nendes inimestes seda potentsiaali, milliseks nad võivad muutuda läbi Jumala armastuse. Ja ma arvan, et meie ka ei tohiks unustada seda, et iga inimene siin maailmas on Jumala loodud ja läbi selle armastuse, mis meile on antud, me peaksime nägema ka seda potentsiaali, mis on igas inimeses, igas ühes, kes võib-olla isegi ei meeldi meile, siis nendes on ka see potentsiaal olemas, mida Jeesus nägi teistes ja mida meie võiksime näha nendes inimestes, milliseks nad võivad muutuda läbi selle Jumala armastuse.